Tere, kallid kaasmaalased! Siin hommikupäikese käes otsustasin minagi natukene kirjalehti sirvida ja etskae. Kalevipoeg juhtus mulle näppu. Jube pull raamat. Feelmann ja Kreutzwald olid ikka jube pullivennad küll. Teate, siin ühes peatükis on selline koht, kus Kalevipoeg... Aga teate, äkki ma jutustan seda lugu teilegi. Ja mu armas naine, mu tund on tulemas. Varsti sa asun ma toonele teele. Eks ma ole juba vana mees. Mis hullu juttu sa räägid, kurivaim? Pole sa vana veel kedagist. Vaata, kus õhtuakul su väike makaron püsti on tahab nagu priske porgand. Ei Viagrat ega kedagist. Ei Viagrat, ei Viagrat. Mis sa sellega? Naine, kutsu politsei ja tuleb uus peremees valida kähku. Oh, mis valitsejad neist poisiõnnudest? Pead ikka ise veel, las ma masseerin siin. Ei, mitte täna. Naine, tee, mis sul kästi. Kohe. Kalevipoeg, Sulevipoeg, tule kohe tuppa. Ei ole. Mis see olgu, tule kohe tuppa. Pärast. Ütle kohe pärast. Pärast! Kes kohe tuppa tuleb, saab kuningaks. No? Ma tahtsin ju kombaineriks saada. Tšau! Onu, kes sa selline oled? Vihkotimees oled? Mis tahad? Ma otsin... Härra! Härra! Härra Kale! Härra Kale! Kuule, õigel ajal tulidki, et vana on toas, et hakkabki just ära surema. Ah nii! Ära tule! Ära tule! Ära tule! Ära tule! Mine eemale! Las ma jõuan alles pensioni ikka ja avan oma popcorni paki. Ära pamista, see on üldse valus! See on nagu süst! Ainult korraks on vaja... Paps on surnus Tõi minu raha võlgu. ja tema järeltulija meie hulgast jäi valimata. Kui vana oleks elust, peaks raudselt minu pukki. Paneks teie sünte lihtsalt paneks! Ärgem vellekesed nüüd tülitsegem, katsume asja mõistusega lahendada. Kuule, Ollu, sa kujutad endale ikka igasuguseid asju ette. Mõlmus leht küll. Kui mul on see pudeli sulle kurku kinni. No löö! Vaja siis lööngi. Ühesõnaga, vellekesed. Meie rahvas vajab sel segasel ajal juhti. Ja kui teil midagi selle vastu ei ole, siis ma asun ise isa asemele, et künda Eestimaa sirgemaid vaad. Sa sitt ei oska kündagi! Minu arust oleks normaalne, kui kõige vanem meest osuks valitsema. Või kõige pikem. Või kõige noorem. Kõige muskulatuursem. Või see, kellel on kõige pikem kiviviskekaar. Nii sündigu! Nii asusidki vennakesed Kalevipoeg, Olevipoeg ja Sulevipoeg jõudu katsuma kiviheites. Oleme oma mikrofonide kaameratega tulnud täna siia, Grand Old Kivi Areenale, kus kohe-kohe peaks lahni hargnema suur vastasseis. Kes keda?
vana Kalevi esimesel memoriaalvõistlusel jagavad medalid 3 vägilast. Kalevipoeg, Olevipoeg, Sulevipoeg. Kanged naabrid Lätist ja Leedust jäid kahjuks tulemata. Midagi prognoosida on väga raske, sest tegu on hooaja avavõistlusega ja varemasemad tulemused siin mitte midagi ei loe. Nüüd maksab üksnes töö, mis on tehtud treeningsüklil. Ja heitringis on Sulevipoeg. Ta on 210 centimeetrit pikk ja kaalub 75 kilogrammi. Trumbiks loetakse seda tehnikat ja juba ongi ta heitel, kivi on õhus, kuid raske välja lugeda, ei ta ilmselgelt ebaõnnestus. Ning järgmisena astub ringi tema lihane vend, Olevipoeg, kes suurvõistlused on alati suutnud üllatada. Tema on gabariitidelt natuke suurem. Ta on 220 centimeetrit pikk ja kaalub 64 kilo. Kuulujutud räägivad, et ta kasutab sel hooaegal hoopis suurt tehnikat. Nii, nüüd juba viimased lõdvestused ja... Ohoh! Sellisel viisil saadab Olevipoeg kiviteele ja see endab kaugele, väga kaugele vaimpoegadest. Ja nüüd siis ka kolmas vendadest, kõige noorem, kõige lollim, aga kõige tugevam. Ja ta on ka gabariitidelt kõige suurem, 220 centimeetrit pikk ja kaalub 150 kilo ja heide! Oi! Katse ei loe, sa astusid üle. Ausõna ei astunud. Astusid küll. Kõiki väga vapustanud, kuid toomaks loosse vägi selgust, me otsustasime vaadata videokordust. Stopp! Jah, tippelektroonikat võib usaldada. Katse oli igati määrustepärane ning kuningaks ei kroonita mitte kedagi muud kui kõige noorem poegadest, Kalevipoeg. Ja tänan teid, pealtvaatajad, et olite siin meiega. Mina olen reporter Aavo Valgel ja nägemist. Kui Kalevipoeg endale dramaatilises heitluses valitseja kohta kindlustus, oli Sarvikur kuri plaan teoksel. Karju. Ja nüüd oli Kalevipoeg Eestimaa valitseja. Tema võim ulatas üle laiade laante ning et see tal üle jõu ei käiks, otsustaski ta endale korraliku abilise palgata. Mida teie siis tahate? Tööd, pappi ja palju naisi. Mul tuli jumala normaalne mõte. Võta meid endale abiliseks ja papp perekonda. Teil ei ole piisavalt patriootlikust. Närin murua. Või meil ei ole patriootlikust. Okei, ma annan teile võimaluse. Laulge hümni. 3-4. Kui on meri ülge hall ja siin ründamas suur hall. Kui on Meri ülge hall. Selle kohta ei oska kohe mitte midagi öelda. Järgmine! Tere! Tere! Võtke iste. Nii, mis teie nimi siis on? Siil. Siil. Siil, jah? Imelik nimi. Ei ole ta imelik ühti. Aga te ei näe ju eriti Siili moodi välja. No, mu ema jäi raseduse ajal palju. Aga kus on teie okkad? No, okkastega on selline lugu, et mul isa käis Tšernobõlis tuumakatastroofi likvideerimas ja tagasi tulles oli ta ainult üks okas. Nii, aga mis haridus teil on? Õppisin pedas rakendusteoloogiat. Rakendus? Mida? Ühesõnaga, ma ei tahaks seda teada. Õnnitlen!
alates sellest hetkest olete minu isiklik abimees. nii, Siil, nüüd paneme su proovile. meie esimeseks ülesandeks on püüda kinni Sarvik, kes röövis ära mu ema. tema asukoht on umbes täpselt siin. siin. Siis edasi siis. tuled ka juba? Kohe, vaata ma pean põhja suuna kindlaks tegema. Ja. Kuule, oled sa ikka kindel, et see on õige tee? Aga jah. Kuidas me siit? Te ei pidanud ära pöörama? Ei. Siit paremale. Paremale? Paremale. Siit oli paremale, jah? Nii. Ei. Teen tõkkapuu ees. Siis siit otse ikka. Nii. Nii et siit vasakule siis ei olnud, jah? Ei olnud. Kollane maja peab tulema. Ja siis läheme paremale. Mis kuradi korralane maja? Aga kollast maja pole tulnud. Ei saa paremale minna. Oot, tee lõpeb ära. Kuule... Sa oled ikka täitsa loll siin. Kuule, ära nüüd ärritu, eks ole. Sa oled ikka täis saabas. Ei no... Saad aru? Sa autotsid nõud selle pärast. Ära nüüd ärritu, ega siis proovime nüüd uuesti, ega siis sellepärast ei saa kohe niimoodi... On nüüd õige tee? Jaa, nüüd oleme õige tee. Oota, siit tuleb nüüd ära keerata. No. Keera. Läheb. No, nüüd oleme õige tee. Vist. Mis vist? Siit tuleb veel keerata. Oh, nüüd jõudsime küll õige teele. Seegi hea. Nii, nüüd peaks kohe kollane maja tulema. Nii. Kohe peaks tulema. Siit samas kohe tuleb kollane maja. Mis kuradi kollane maja siile? Ei no, aga kaardi peal oli siin, et sealt nagu peame paremale minema kollase maja juurde. Tõmba tee äärde. Jobu oled siin, raisk! Juhmaart selline! Oskad kaardi lugeda või ei oska? Kuradi jobur, raisk! Sõita ei oska. Läks aega, mis ta läks, aga lõpuks jõudsin nad kohale. Oled sa nüüd kindel, et see on õige koht? Jaa, see on õige koht. Oled sa täiesti kindel? Ma olen täiesti kindel. Ma olen täiesti kindel. Siil, räik, kurat. Vasaku käega.